Iraan saab siiski $300 miljardit sõjajärgseks taastamiseks. Iisrael on kohustatud oma väed Liibanonist välja viima ja ei tohi enam rünnata Hezbollah'd. Laevade läbipääs Hormuzi väinast jääb tasuliseks. Lisaks tühistatakse kõik sanktsioonid, sealhulgas ÜRO tasandil Iraani suhtes ning Iraani külmutatud varad vabastatakse. Alguses avaldasid selle kokkuleppe Araabia meedia väljaanded, täna aga ka Ameerika meedia. See on leping USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamiseks. Ja selle lugemine ajab lihtsalt silmad suureks. Sellist läbikukkumist ja alandust pole Ameerika veel kogenud, rääkimata Iisraelist. Lepingus on 14 punkti ja enamik neist räägib sellest, millistele järeleandmistele USA läheb ja mida Iraan saab. Vastutasuks lubab Iraan pidada läbirääkimisi tuumaprogrammi üle. Donald Trump on juba kinnitanud, et Iraani jaoks luuakse tõepoolest $300 miljardi suurune fond. Kuid väidetavalt ei hakka seda rahastama mitte Ameerika Ühendriigid ise, vaid mingid üksikud ärimehed, kes hakkavad pärast sõda Iraani üles ehitama. Iisraelis hoitakse hinge kinni, sest see kokkulepe hülgab täielikult kõik USA partneri huvid. Näiteks, hoolimata sellest, et Hezbollah jääb endiselt ohuks, peab Iisrael kõik oma väed Liibanonist välja viima. See saab väidetavalt olema selle kokkuleppe realistlikkuse esimene proovikivi, mida iraanlased nõudsid. Ja Trump nõustus sellega. Vaatame siis selles saates üksikasjalikult üle Iraani ja USA vahelise kokkuleppe, mis on juba ilmunud maailma meedias. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Ja liituge ka minu Telegrami kanaliga. Petši uudised, link sellele on selle video kirjelduses. Alustan siis Donald Trumpi enda avaldusest. Eile ütles ta, et peagi näevad kõik seda kokkulepet Iraani ja USA vahel, mis allkirjastatakse reedel. Ja siis avaldas Araabia väljaanne Al Araabia ning täna juba ka CNN ja Reuters selle sama kokkuleppe projekti. Ja varem teatas Reuters, et USA ja Iraani vahelise kokkuleppe kohaselt luuakse $300 miljardi suurune investeerimisfond. Jutt käib erainvesteeringute mehhanismist, mitte riiklikust taastamisprogrammist ega toetuste andmisest. Ehk siis Trump korraldas skeemi, mille järgi just ettevõtted peavad raha kokku panema ja Iraani ees, tema sõja eest end vabaks ostma. Eeldatakse, et rahastamises saavad osaleda ettevõtted USA-st, Pärsia lahe riikidest, Aasiast, Lõuna-Ameerikast ja Aafrikast. Ja täna ütles Trump kavalalt, et see pole päris tõsi. Iraan saab muidugi raha, aga USA seda ei anna. Tsitaat. Teate, inimesed võivad, kui tahavad. Mida me peaksime tegema? Keelama kellelgi investeerida, aga USA ei osale rahastamises ega anna selleks sentigi. Jah, keelata kellelgi investeerida, aga USA ei osale rahastamises ega anna selleks sentigi. Jah. Aga varem sai teatavaks, et ka esimese Iraani varade vabastamise viivad ametlikult läbi mitte Ameerika Ühendriigid, vaid Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Aga de facto just ähvarduse tõttu. USA sanktsioonide tõttu olid need varad aastaid külmutatud ja kõik saavad aru, et ilma Donald Trumpi järeleandmisteta poleks Iraan üldse midagi saanud. Nüüd liigume dokumendi juurde. Vastastikuse mõistmise memorandum koosneb 14 punktist. Ja paradoksaalselt langeb täna Al Araabia ja Ameerika meedias avaldatud versioon peaaegu täielikult kokku sellega, mida Iraani meedia avaldas juba eelmisel nädalal. See tähendab, et seal oli väga palju tõtt. Kohe märgin ära, et ameeriklased teatasid pärast info lekkimist meediasse, et mõned selle kokkuleppe sõnastused on veel täiendamisel ning võivad erineda nendest, mis on avaldatud kokkuleppes kirjas. Aga ma ei hakka aega raiskama, tsiteerin kohe seda kokkulepet. Nii et edasi tuleb täielik tekst Iraani ja USA vahelise kokkuleppe projektist. Punkt 1. Iraani Islamivabariik ja Ameerika Ühendriigid koos oma liitlastega käesolevas sõjas teatavad pärast käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist. Sõja viivitamatu ja lõpliku lõpetamise kohta kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, ning kohustuvad edaspidi mitte võtma üksteise vastu vaenulikke samme ega ähvardama või kasutama jõudu üksteise vastu. Teine punkt. Iraan ja Ameerika Ühendriigid kohustavad austama teineteise suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning hoiduma sekkumas teineteise siseasjadesse. Kolmas.
Iraan ja Ameerika Ühendriigid kohustuvad pidama läbirääkimisi ja jõudma lõpliku kokkuleppeni maksimaalselt 60 päeva jooksul, kuid võimalusega pikendada seda vastastikusel kokkuleppel. See tähendab, et on kohe selge, et need läbirääkimised võivad kesta lihtsalt kuid. 4. Kohe pärast käesoleva memorandumile allakirjutamist lõpetavad Ameerika Ühendriigid mereblokaadi ja takistavad igasugust sekkumist või takistamist seoses Iraani Islamivabariigiga ning taastavad laevaliikluse täielikult maksimaalselt 30 päeva jooksul. Laevaliikluse maht peab olema proportsionaalne Iraani sõjaeelse laevaliikluse mahuga. USA kohustub samuti viima oma väed naaberaladelt välja. 30 päeva jooksul pärast lõpliku kokkuleppe sõlmimist. 5. Pärast memorandumi allkirjastamist astub Iraan viivitamatult samme, et tagada 30 päeva jooksul kaubalaevade liikumise taastamine Hormuzi väinast Omaani merre ja tagasi sõjaeelses mahus. Võttes arvesse vajadus kõrvaldada tehnilised takistused ja miinid Iraani poolt kahjutuks teha. 6. Ameerika Ühendriigid kohustuvad koos oma piirkondlike partneritega välja töötama mõlema poole poolt heaks kiidetud Iraani Islamivabariigi taastamise ja majandusarengukava, tagades samal ajal vähemalt $300 miljardi suuruse rahastamise. Selle kava rakendusmehhanismid töötatakse lõpliku kokkuleppe raames välja 60 päeva jooksul. 7. Ameerika Ühendriigid kohustuvad lõpetama vastavalt lõpliku kokkuleppe raames kokkulepitavale ajakavale kõik praegu Iraani suhtes kehtivad sanktsioonid, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhatuse resolutsioonid ning kõik USA ühepoolsed sanktsioonid, nii esmased kui ka teisesed. Kui te aru ei saanud, siis see tähendab, et kõik maailmas üldse eksisteerivad sanktsioonid tuleb tühistada. See tähendab, et Iraanilt eemaldatakse absoluutselt kõik piirangud. 8. Iraan kinnitab taas, et ei hakka kunagi tuumarelva tootma. Iraan ja Ameerika Ühendriigid leppisid kokku, et rikastatud uraani saatus ning kõigi teiste vastastikku kokkulepitud tuumaprogrammiga seotud küsimuste, sealhulgas Iraani tuumavajaduste saatus, lahendatakse nõuete kohaselt lõplikus kokkuleppes, mida töötatakse välja veel 60 päeva jooksul. 9. Iraan ja USA leppisid kokku, et kuni lõpliku kokkuleppe saavutamiseni säilitatakse senine olukord. Iraan säilitab oma tuumaprogrammis senise olukorra ning Ameerika Ühendriigid ei kehtesta Iraani vastu uusi sanktsioone ega tugevda oma vägesid piirkonnas. See punkt on Ameerika Ühendriikide täielik kaotus. See tähendab, et Iraan on selgelt fikseerinud. Kuni lõpliku kokkulepet, mida nad peavad järgmise 60 päeva jooksul välja töötama, pole allkirjastatud, jääb nende tuumaprogramm jõusse ja töötab rahulikult edasi. Ameeriklased kohustuvad mitte mingil juhul esiteks mitte puutuma seda tuumaprogrammi ja teiseks mitte kehtestama mingeid sanktsioone selle eest, et see siiani eksisteerib. 10. punkt. Ameerika Ühendriigid kohustuvad, et kohe pärast käesoleva memorandumi allkirjastamist ja kuni sanktsioonide tühistamise kuupäevani annab USA rahandusministeerium välja load. Iraani toornafta, naftakeemiatoodete ja nende derivaatide eksport ning kõik sellega seotud teenused, sealhulgas pangandus, kindlustus, transpordi ja muud teenused. 11. punkt. Ameerika Ühendriigid kohustuvad, et läbirääkimiste edenemise valguses lõpliku kokkuleppe saavutamiseks vabastatakse Iraani külmutatud või kasutuspiirangutega vahendid ja varad ning need muutuvad täielikult kättesaadavaks. Need vahendid, olenemata sellest, kas need asuvad põhikontol või on ülekantud, kasutatakse mis tahes lõpliku makse tegemiseks saajale, kelle määrab Iraani keskpank ning need on täielikult kasutamiseks kättesaadavad. Ameerika Ühendriigid kohustuvad selle alusel andma kõik vajalikud load ja litsentsid. Veel kord, see tähendab kõigi Iraani varade täielikku, totaalset lahtikülmutamist. 12. Iraan ja Ameerika Ühendriigid leppisid kokku mehhanismi loomises, et kontrollida lõpliku kokkuleppe edukat täitmist ja edasist järgimist. 13. Pärast käesoleva memorandumile allakirjutamist ja garantiide saamist seoses käesoleva memorandumiga seotud 4., 5., 10. ja 11. artikli täitmise alustamisega ning nende sammude edasise elluviimisega alustavad Iraan ja USA läbirääkimisi lõpliku kokkuleppe sõlmimiseks. Ainult ülejäänud artiklite osas. Ja viimane punkt. Lõplik kokkulepe kinnitatakse ÜRO Julgeolekunõukogu siduva resolutsiooniga.
Noh, ma ei teagi, mida siia lisada. Seda Ameerika Ühendriikide võiduks nimetada keel lihtsalt ei paindu. Sest Ameerika Ühendriigid ei saanud selles etapis mitte midagi, Absoluutselt mitte midagi peale lubaduse jätkata läbirääkimisi tuumaprogrammi üle. Sellist läbikukkumist pole Ameerika tõesti veel näinud. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Seal on nii Patreon, Buy Me a Coffee, isegi krüptorahakotid, pangarekvisiidid, YouTube'i sponsorlus. Valige endale sobivaim viis toetamiseks. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.